Linna melus ja kiiruses jääb tihti märkamata, kui palju on tegelikult Tallinnas loodust, ent väga vähe on selliseid pealinnu, kus on loomadele ja lindudele nii mitmekesiseid elupaiku kui siin. Üks linnaaedade sage asukas on näiteks Siil. Siil on üks väga hea näitaja elurikkuse kohta aias ja Siil on veel peale lisaks sellele Siil on veel kasulik, sest Siil tegelikult hoiab aias igasuguseid söödikuid tasakaalus. Neil on vaja, et neil oleks sellist puutumata jäänud sellist natukene räämas, natukene sellist risust ala kuskil, kus nad saavad peituda, varjuda, oma asju ajada ja lisaks sellele neil on vaja, et neil oleks toitu ehk siis tigusid. Et kaunist linna elurikkust ise märgata, aga et ka aidata eluslooduse uurijatel kaardistada koduaedade liike, on linlased oodatud oma tähelepanekuid üles märkima Keskkonnaagentuuri loodusvaatluste mobiilirakendusse. Sisestada sinna selle loodusvaatluste peale võib seinast seina täiesti kõiki liike. Nii taimedest alates kuni ka siis läbi putukate kuni siis imetajateni välja. Nende leviku info on hästi tähtis ja sellepärast ongi ülihea, kui saaks Tallinna aedadest ja ka mitte ainult eraaedadest, vaid ka sellistest majatagustest võpsikutest, kuhu uurijad ei saa ligi, siis nendest kohtadest saaks andmeid ja siin saavad aidata just nimelt need samad inimesed, kes nendes kohtades kas elavad või siis aeg-ajalt sinna satuvad. Tänavu on loodusvaatluste veebilehte või nutirakendust kasutades tehtud Tallinna linnas ligi 170 vaatlust. Ühe põnevama vaatlusena sellest aastast võib välja tuua Vaenukäo, keda vaadeldi aprillikuus Pirita jõe ääres. Et siinset elurikkust hoida, saab igaüks teadlikult veidi panustada. Ikka leidub mingisuguseid väikseid peenraid või kiviservasid ja nendes lutseb kõigepealt muidugi hulgaliselt igasuguseid putukaid. Ja putukad ongi need, kes toovad ka sinna aeda teisi loomi. Tallinna elurikkuse kaardistamine on Tallinna rohelise pealinna elurikkuse programmi üheks osaks. Loodusvaatlusi oodatakse mobiilirakendusse üles märkima kuni novembrini.